selline täna Pink ja Kuu kool number 2. Seda väga selgelt registri järgi pannakse keskelt paika, nii et peaks tegema sellise paindliku süsteemi ja piltlikult öeldes oleks lapsevanemal siiski vähemalt võimalus ilma vassimata saada üks hää kool ja linn loomulikult peab panustama, et kõik need 3 kooli on nii head, et seal ei teki mingisugust sellist olukorda. See on meie vana teema, see on see usalduse küsimus, et milliseid koole vanemad usaldavad ja milliseid mitte. Ma olen sellega väga nõus, et Eesti riigil peaks olema selline visioon hariduses ja oleks vaja tõepoolest ka ühiskondlikku kokkulepet, et see on kindlasti üks valdkond, mis on meie kestlikkuse seisukohast nagu, kui mitte kõige olulisem, siis kindlasti nende kõige olulisemate asjade hulgas. Kui me teeme niisuguse inventuuri ja vaatame, kuidas kõige paremal viisil seda potentsiaali siin või seal kasutada, ega seda teed tuleb minna, sest kui lähtepositsioon ei ole selge, võimalikult mitmekesine, siis kuidas sa selle otsuse langetad? See on väga keeruline. Ma ikka ütlen veel kord, et alates nendest esimese klassi nimekirjadest see tuleb ära hajutada, ei ole vaja seda tsentralismi, terve hulk asju tuleb lükata sinna linnaosa valitsustesse, et mitte et ei oleks siin linnas üks amet, kes siis nende koolide eest hoolitseb, vaid on terved linnaosa valitsused, kelle jaoks on see probleem ja ikkagi toetuda ka kogukondadel lapsevanematele, midagi pole teha. See hajutamine mitmekesisus, see on nagu see võti. Ja on tarvis seda, et ka lapsevanemad saaksid otsustada, millist koolitüüpi nad soovivad, aga kõik need koolid peavad ikkagi olema mingisugusel viisakal tasemel. Ei saa ilmselt lubada seda, et jätkub selline 3. Tallinna koolide allakäik. Aga mis on nagu hea Tallinnas on see, et variant A, kas koolipidajal ei ole pädevust, aega või huvi sisulistesse asjadesse süveneda, võib-olla see kõik 3 kokku, aga Tallinnas on kooli juhtimisel tegelikult päris suured vabadused. Vastupidiselt väikeste omavalitsustega, kus tihti vallavanemad kipuvad üle kooli või peakooli juhtima. Tallinn on üks suurimaid hariduskorralduslikke, administratiivseid, üldse mitte keerukaid väljakutseid. Võiks ja peaks olema koolijuhtide kaadri valik, koolijuhtide personaalia. Kui on saalides koolijuhte, et ei oleks neid kalasilmadega ja kalapilke liiga palju, sest iga koolijuhi taga on 200 kuni 1200 õpilast ja nende kogukonnad kuni 4000 inimest koos vanavanemate kokku ja seetõttu ühest koolijuhist ja tema väärtustest ja tema juhtimisest sõltub väga suur arv inimesi. Aga koolijuht peaks olema väärtuste hoidja, väärtuste looja ja innovaator. See on see muudatus ja väljakutse, mida tuleks kindlasti Tallinnas teha. Kas neid õppekavasi peaks veel poole võrra vähendama? Ma ütlen väga ebapopulaarse lause, kuule siin kooli lõpetajatele. Mina arvan, et iseenesest see kooli õppekavade pidev nagu selline ümberkäiv jutt, et nad on ülepaisutatud. Et ma arvan, et see on paras müüt. Tallinna ülikooli rektor Tiit Land viskas nalja, ütles, et Tallinna ülikool on selles osas lõpmatult parem kui Tartu ülikool. Nimelt meile tuli sellel aastal füüsikaõpetaja magistratuuri 1, Tartusse 0. Aga ma küsin, kuhu me niimoodi jõuame? Kuhu me selle ainsa füüsikaõpetaja, tegin selle nime ka kindlaks Joonas Lemmik. Võtsime täna ühendust mehega, soovisime õnne, sina oled see ainus. Riigis on 230 gümnaasiumi, lisaks umbes sama palju põhikooli, kus on vaja ka füüsikaõpetajaid. Kuhu me siis sikutame selle, kas Gustav Adolfi poole, reaalkooli poole? Ma arvan, need eeliseid ei ole, et täna on juba teatud tugevus ees. Need jäävad sellest Joonasest ilma nagunii. Selle jätkuks on elust enesest näide, nimelt Gustav Adolfi gümnaasiumi ja reaalkooli vahel oli ka, oli üks õpetaja jagamisel juba mitu aastat, tema nime Martin Saar ja tema on siis ametlik imeõpetaja Eestis. Ja mis on siis selle jagamise tulemus, jagamise ja kahepoolse mitmekordse ülemaksimise tulemus? Täna õpetab see õpetaja Inglismaal. Ma tahtsin öelda, et ma olen
hingelt vastu selle õppekava vähendamisele, 2 korda ei tule see üldse kõne alla. Aga ma juhin tähelepanu ühele bürokraatlikule kaalutlusele, miks seda ei tohi teha. Nimelt, kui seda teha ja siis selgub, et teie koolides on andekaid õpilasi, te olete õpetanud väljaspool kava ühel päeval, tuleb teile Riigikontroll ja ütleb, et te olete kulutanud raha asja peale, mida ei ole ette nähtud. See on küll jah, sellist riski tahaks näha, ma väga südamest loodan, et sellist kunagi ei tule. Minu head kolleegid on otsinud vene keele õpetajat, on otsinud matemaatikaõpetajat, on otsinud ka algkooliõpetajat, keda me arvame, et klassiõpetajad on palju, aga nii et tegelikult ma arvan, et seis ei ole tegelikult Tallinnas sugugi hea. Ja kui me võtleme jälle näiteks Tallinna lähi omavalitsusi, siis Tallinna mitmed ümbruskonna omavalitsused maksavad õpetajatele töötasu juurde. Selleks, et tegelikult, et oleks nendel tugevad õpetajad ja ütleme, on olnud ka hetki, kus mina olen õpetajaga vestelnud ja rääkinud sellesse, et kas ta jääks ikka meile veel, aga tema tahab hoopis Keilasse minna. Lähivallad on meil panustavad haridusse ja osad head õpetajad, kes on tõesti meisterõpetajad, ka leiavad ka väga tunnustatud ja heades koolides väljaspool Tallinnasse tööd, et nii, et meil on tugevad konkurendid, tahan öelda. Kuidas pearahasüsteem praegu ennast õigustab koolides, et on selge see, et raha on meil igal pool liiga vähe, aga ütleme, et kas seal on mingi selline süsteemine defitsiit või tulete te enam-vähem otsotsaga kokku? Näiteks meil on üks klass, kus on 37 õpilast, ma ei ole selle üle uhke, aga see tagab ka selle, et koolil on eelarvelisi vahendeid, sellest kehvast olukorrast maksimaalselt, mis võtta on. Selleks, et õpetajad või lasteaiaõpetajad ei peaks tööd siis koondama, kollektiivselt võeti vastu otsus, et kui ma eksi, siis 10 töökohta vähemaks võtta, et siis tuleme välja omadega. Nüüd on mure selles olnud, et ei ole tegelikult linnal vahendeid leitud juurde olnud, mis iganes, et sinna juurde panustada. Samas see pearaha arvestus käib ja põhjendus on siis teatud määral, et üldse välja tuleks selle 0,9 kohaga, siis tänaseks nendele mitte õpetajatele, vaid õpetajate abile ja juhul, kui võtta nüüd täpselt norm täis, siis on lasteaed veel hullemas olukorras. Siis ei ole seda 0,9 maksta. Mis koolidesse puudutab, siis riigimudel, mille õpetajatele palka tuleb läbi nii-öelda siis sihtotstarbelise sellise summa läbi omavalitsuse, siis seal on selles mudelis on selgelt on pearaha komponent suurem lisaks muudele näitajatele, mis puudutab ja seetõttu ütlen tõesti ka Tallinna Reaalkoolis lambaid on laud täis ja tänu sellele on võimalik selle vene keele õpetajaga nii rääkida, et kuule ära mine Keilasse. Ja me sõnastasime ühisavalduse järgmiste punktidega, mida me siis täna nii-öelda andsime ka avalikkusele teada. Et ma kordan need punktid lühidalt üle. Esiteks, Tallinna hariduskorraldus vajab otsustavat muutmist. Koolide tase on erinev ning liiga palju on nõrku koole, mille vastu puudub õpilastel ja vanematel usaldus ning mille kvaliteet on vilets. Nõrgad koolid tuleb viia tugevate tasemele. Kõikidest kodulähedastest koolidest peavad saama lapsesõbralikud ja lapsele väga head arengukeskkonna pakkuvad usaldusväärsed haridusasutused. Esiteks. Teiseks, õpetaja tööd tuleb väärtustada. Praegu on õpetajaskond vananeb ja uut peale ei tule. Õpetaja palk peaks olema 2 riigi keskmist, et noored näeksid ametist perspektiivi ja tunneksid riigi tuge. Kolmandaks, IT-tiiger tuleb ellu äratada. Pea kõigi koolide arvutipargid vajavad uuendamist, aegunud on nii riistvara kui programmid. Ja lõpetuseks, riik ja omavalitsused peavad lõpetama kemplemise, kes ja millisel määral peaks koole rahastama ja kes võtma vastutuse. Sisulist tegevust, sisulist kuulamist tegelikult jääb natukene väheks. See on see, mida mina enda nii-öelda
noor hariduspoliitiku karjääri jooksul tundsin, et justkui kuulatakse, aga samas peale jutu lõppu see mõte nagu kaob ära või et seda sisu sealt ei võeta. Ma ei tahaks nüüd jätta kolmandat korda kordamata, millest ma alustasin, et me peame ikkagi tegema väga korraliku inventuuri ja tegema selgeks, mis olukorras me oleme. Ja ikkagi see, et kool ei ole midagi eraldiseisvat, tal on ümbritsev sotsiaalne keskkond ja me oleme koolis ju olukorras, no ma ei rääginud asjata viisakalt sellest, et mõnel õpilasel on see soe toit ainult üks kord. Me oleme ju olukorras, kus teatud õpilasel on mitu korda toit on paratamatult, et kompenseerida seda kodust, no seal öeldakse vaesus, ma ütleks, see on viisakalt puudujääk, eks ole, puudust, sest me peame olema ka paindlikud, kui siin räägitakse sellest sissekirjutusest ja koolis käimist, me oleme olukordades sageli, kus laps on võib-olla vanaema juures ja vanemad on Soomes tööl, see tähendab, et see bürokraatlik alus ei ole mitte alati see kõige õigem koht. Eesti keel vene koolidesse, selles küsimuses Tallinna linn on muidugi kargu pidi kokku läinud mitte ainult haridusministeeriumi, või isegi kaitsepolitseiga, nagu me teame. Aga see on ainus haridusküsimus, mille pärast Tallinna linn on üldse muret tundnud. See on see probleem. Kindlasti ma ei saa lubada, et kohe, kui ma hakkan linnapeaks, siis kõik haridusprobleemid Tallinna linnas lahenevad. Küll aga saan ma lubada seda, et neisse suhtutakse tähelepanelikult ja otsitakse pidevalt mõistlikke lahendusi, et see ei saa olla selline kord 4 aasta tagant esile kerkiv teema, millest natukene räägitakse ja siis kõik laabub iseenesest. Kogukondade kaasamine, selline mõistlik lähenemine, eesmärgistatud lähenemine asjale parandab igal juhul olukorda. See on päris selge, et inimesest lähtub, koolijuhist lähtub, õpilasest lähtub, tegelikest vajadustest lähtub haridussüsteem on igal juhul parem kui see, mis meil praegu on. Tänu sellele vastandumisele on nii mõnedki miljonid euroraha jäänud Tallinnasse tulemata, mis oleks tegelikult võinud olla, mida on teised maakonnad tegelikult saanud sellest 2014. aasta kuni 2014. investeeringutest. Praegult, kus kohas sisuliselt on euroopalik suund sinna, et erivajadusega lapsed, erinevate hariduslike vajadustega lapsed oleksid tavaüldhariduskoolis, siis üldhariduskool ei ole täna tegelikult valmis. Ei ruumidelt, pole spetsiaalselt ruume. Riik ja linn omavahel madistavad sellega, kes erivajadusega laste kulud tegelikult peavad katma. Ja mis kõige peamine meil puudub spetsialiste selleks, seepärast, et iga andekus on vaja välja arendada. Eesti riik on liiga väike, et talle kaduma läheks üks laps, kellel on väga head võimed kas reaalainetes, aga kellel on võib-olla hoopis teist tüüpi raskused, et ta ei suuda tegelikult teatud ajal korralikult tunnis olla, on keskendumisraskused, kõik nendest asjadest tuleb tegelikult aidata üle saada. Ühtsete riigi standarditesse peaks mahtuma ka tegelikult väga lai valikuvabadus. Mida avaramaks tegelikult see baas läheb, et me oleme nagu põhiasjad kätte saanud, kust edasi startida, sealt peab olema päris palju võimalust vastavalt huvidele minna edasi. Ja ei tohi olla kuskil tupikteed, ehk mul tuli alles hiljem mõistus pähe, peab olema ka üks selline kordamiskursus, et uuesti minna kas või akadeemilisele suunale, kui ennem on mõeldud ainult pelgalt kutsehariduse peale. Tallinnas on praegu selline valmisolek, et hariduskorraldusest saab teha muudatusi ja see on äärmiselt vajalik. Ma ei ole selle 8 aastat, kus ma olen koolijuht olnud, ei ole tundnud sellist valmisolekut ja sellist füüsilist vajadust lausa parendada haridust olulisel määral. Et selleks on valmisolek, selleks tuleb valida õiged inimesed, kes tunnevad moraalset valmisolekut ja on ka ise silmades särades valmis asjaga käed asja kõige panema. Tunne aukartust elu ees, ela kire ja armastusega ja kolmandaks ümbritse end ilusate ja suure südamega inimestega.
kui seda laiendada ka laiemalt tulevaste linnajuhtide vaatesse, mina küll usun, et selles on ootus. Tänasel debatil osalesid Gunnar Kolma, Tallinna Reaalkooli juht, IRL-i linnapea kandidaat Eerik-Niiles Kross, Vikk, Vaba-Tallinna kodanik, linnapea kandidaat Ardo Aasmäe, Gustav Adolfi gümnaasiumi abiturient ja kaitseväelane, vilistlane ja kaitseväelane Karl Jõgi. Mina olen Hendrik Agur, aitäh teile kõigile.